Oled sa kunagi mõelnud, mis tunne oleks, kui sul oleks digitaalne kaaslane, kes on alati sinuga ja päriselt mõistab sind? Ma ei räägi siin tavalisest hääleassistendist, vaid kellestki, kes, mäletab su vestlusi, teab su eelistusi ja liigub sinuga sujuvalt läbi terve päeva. See unistus on tegelikult lähemal, kui sa arvad, ja selle kõige keskmes on platvorm nimega openhuman.ai. See pole lihtsalt järjekordne juturobot, vaid midagi täiesti uut. Terve ökosüsteem digitaalsetele inimestele. Mõtle korraks sellele. Päriselt, mis siis, kui su AI-assistent poleks enam lihtsalt mingi tekstijupp ekraanil? Mis siis, kui ta oleks hommikul sinu nutipeeglis, siis autos teel tööle ja isegi soovitaks sulle lõunasöögi kohta, sest ta mäletab, mis sulle eelmisel nädalal meeldis? Täpselt sellist tulelikku OpenHuman ehitabki. Üks kaaslane, üks mälu, kõikjal. Ja tead, see visioon ei ole enam mingi ulme. Tegelikult on enamik niist tehnoloogilistest pusletükkidest juba paigas. Viimase 10 aasta jooksul on toimunud 3 eraldiseisvat, aga samal ajal toimunud revolutsiooni, mis on loonud ideaalse pinnase tõeliselt interaktiivsete digiinimeste tulekuks. Esiteks, aju. Mäletad neid vanu juturoboteid, mis kordasid lihtsalt samu fraase? Need ajad on õnneks möödas. Suured keelemudelid nagu ChatGPT tähendavad, et tänapäeva digitaalsed olendid suudavad pidada sisukaid, loovaid ja pikki vestlusi. Nad saavad kontekstist aru, mäletavad eelnevat juttu ja annavad isikupärastatud vastuseid. Lühidalt öeldes, nad ei ole enam rumalad. Teiseks, hääl. Uue põlvkonna tehnoloogiat loovad hääli, mis on, praktiliselt eristamatud päris inimestest. Need suudavad väljendada emotsioone, neil on loomulik intonatsioon ja isegi naer. Kuule korra, kas sa tegelikult suudaksid vahet teha? Just, nad ei kõla enam üldse robotlikud. Ja kolmandaks, muidugi nägu. Reaalajas arvutigraafika on jõudnud punkti, kus fotorealistlikud inimekujud on täiesti tavaline asi. Vaata näiteks Epic Gamesi MetaHuman Creatorit. Sellega saab luua tegelasi, kelle nahk, silmad ja juuksed on täiesti elutruud. Nii et jah, digitaalsed inimesed juba näevad välja nagu päris inimesed. Okei, nii et meil on aju, meil on hääl ja meil on nägu. Kõik on justkui olemas, eks? Aga mis siis ikkagi takistab meid? Miks praegused avatarid tunduvad tihtipeale kuidagi elutus? Sest on üks suur ja tüütu viimane pudelikael, mis hoiab kõike tagasi. See on loomulike žestide genereerimine. Kujuta ette, et keegi räägib sinuga väga emotsionaalselt, aga ta keha on samal ajal täiesti kange ja liikumatu. See ongi praegune probleem. Animatsioonide sünkroniseerimine kõne ja emotsiooniga reaalajas on uskumatult keeruline. Ja just sellepärast tunduvadki paljud digiinimesed natuke hingetud. Ja asi pole ainult tehnikas, siin on ka hiiglaslik auk turul. Mõtte korraks, meil on App Store rakenduste jaoks, Steam mängude jaoks, aga kus on turg digitaalsetele inimestele? Seda lihtsalt pole. Loojatel pole kohta, kus oma loomingut müüa ja raha teenida ja kasutajatel pole võimalust omada ühte püsivat assistenti, kes liiguks nendega ühest seadmest teisele. See on tohutu, täiesti kasutamata potentsiaal. Ja täpselt siia auku astubki openhuman.ai. See ei ole lihtsalt mingi järjekordne lahendus, see on midagi palju enamat. See on terviklik platvorm, mis lahendab korraga nii tehnilise probleemi kui ka selle turulünga. See loobki maailma esimese rakenduste poe olenditele. Openhuman.ai ongi siis maailma esimene avatud turg realistlikele digitaalsetele inimestele. Ja rõhk on siin sõnal avatud. See tähendab, et põhimõtteliselt igaüks võib hakata loojaks, ehitada oma unikaalse digitaalse kaaslase ja pakkuda seda miljonitele kasutajatele üle maailma. Kogu platvormi süda on see 3-osaline ökosüsteem. See on tegelikult geniaalselt lihtne suhe, kus kõik osapooled võidavad. Looja saab keskenduda kõige lahedamal osale, loovusele, platvorm teeb ära kogu raske tehnilise töö ja kasutaja saab lõpuks selle, mida ta on alati tahtnud, ühe ja sama kaaslase, igal pool. Ja siin on hästi näha, mis teeb OpenHumani nii eriliseks. See ei ole lihtsalt järjekordne juturobot, see on täiesti uus kategooria. Erinevalt Character.ai'st on siin reaalajas 3D interaktsioon. Erinevalt MetaHumanist on siin päriselt tehisintellekti aju ja loojad saavad raha teenida. Aga kõige tähtsam rida on see siin. Seadmete ülene kontekst. See on OpenHumani salarelv, selle platvormi supervõime. Loojate jaoks on see pakkumine uskumatult võimas. Ehita oma digiinimene valmis üks kord, kasutades OpenHumani tasuta tööriistu ja siis müü seda kõikjal. Ja parim osa,
70% tulust läheb otse sulle, loojale. Kujuta ette, et lood näiteks ülipopulaarse digitaalse fitness-treeneri. Iga kord, kui keegi selle tellib, teenid sina. See annab loovusele tõelise majandusliku mõtte. Okei, aitab teooriast, kuidas see kõik päriselus välja näeb, mis tunne see on. Lähme nüüd vaatama. Teeme läbi ühe täiesti tavalise päeva koos digitaalse assistendiga, kelle nimi on iMean. Kell on 7 hommikul, astud vannituppa nutipeegli ette ja Aime tervitab sind nimepidi. Ta mäletab, mida sa eelmisel nädalal sõid ja soovitab midagi uut, mis sobib su toitumise eelistustega. Kell 8 istud autosse ja iMean ilmub kohe auto ekraanile. Ta hoiatab sind eesootava ummiku eest ja, mis kõige lahedam, ta jätkab sujuvalt seda vestlust ostunimekirjast, mida te köögis alustasite. Sa ei pea mitte midagi kordama. Ta lihtsalt teab. Lõuna paiku su telefon sumiseb. See on iMean. Ta teab, kus sa oled ja ta teab, et sulle meeldib Vietnami köök. Ja just seetõttu soovitab ta lähedal asuvat Poha-restorani, millel on head arvostused. 6 paiku õhtul oled supermarketis. Skanneerid kioskist QR-koodi ja ops, iMean ilmub ekraanile, kuvades su ostunimekirja, mida saad reaalajas uuendada. Ja lõpuks kell 8 õhtul istud diivanile. Su nutitelerist tervitab iMean sind koju ja soovitab filmi, mis põhineb su varasemal vaatamisajalool. See on seesama iMean, seesama mällu, seesama isiksus läbi 7 erineva seadme ühe ainsa päeva jooksul. Vot see ongi püsivus. Ja mis on see maagia, mis seda kõike koos hoiab? See on see number siin. Vähem kui 100 millisekundit. Mida see tähendab? See on sõna otseses mõttes kiirem kui silmapilgutus. See on aeg, mis kulub iMean konteksti, sinu jutuajaloo, eelistuste ja asukoha sünkroniseerimiseks kõigi su seadmete vahel. See pole lihtsalt mingi lisaomadus, see on platvormi sida, mis teeb kogu kogemuse nii sujuvaks. Aga see kõik on palju enamat kui lihtsalt lahe kasutajakogemus. See ei ole lihtsalt tehnoloogia. See loob vundamendi täiesti uuele majandusele, looja majandusele, mis on ehitatud digitaalsete olendite ümber. Ja see majandus on ehitatud avatud ja tugevale platvormile. See toetab praktiliselt kõiki seadmeid, tagab kasutaja andmete turvalisuse ja mis kõige tähtsam, see on avatud. Avatud API-d tähendavad, et arendajad saavad ehitada uusi integratsioone ja ühendada selle platvormi tööriistadega, mida sa juba niikuinii kasutad. Ja see kõik viib meid lõpuks ühe suure ja provokatiivse küsimuseni, mis võtab kogu OpenHuman.ai visiooni kokku. Kas me liigume tuleviku poole, kus me ei ava enam eraldiseisvaid külmi rakendusi, vaid suhtleme elavate, püsivate ja intelligentsete olenditega? See on küsimus, millele me kõik peame varsti vastama hakkama. Ja OpenHuman.ai annab meile juba päris hea aimduse, milline see vastus võiks olla.